Ma istun oma kodukontori laua taga ja käin veel viimast korda pulmafotod läbi, et need Pruutbaarile üle anda. 867 õnnestunud pilti, isegi rohkem kui tavaliselt, nad on ilusad blogivääriline materjal. Pulmad on ükskord elus sündmus ja see peaks olema parim kogemus Pruutbaari jaoks. Kogu protsess peab olema läbi mõeldud. Ja sirvin pilt edasi, aga äkitselt tabab mind üks häiriv mõte. Kus on suur ühispilt? Me tegime selle pulmas, aga praegu seda ei ole. Ma proovin seda leida, aga tunnen, kuidas mul kurk kuivaks tõmbab. Ma ei leia mitmeid grupifotosid. Ma olen ärevil, aga õnneks mul on ju backup teistel ketastel. Ma ühendan kiiresti tagavara kõvakettad ja pilte pole seal ka. Karm reaalsus jõuab kohale. Minu suurim hirm on saanud tõeks. Ma olen kaotanud pulmafotod. Kui sa tahad teada, kuidas Pruutbaar reageeris ja miks see juhtus, siis vaata edasi. Pärast seda mul oli peas ainult üks mõte, et seda ei tohi mitte kunagi enam juhtuda. Aga kuidas seda garanteerida? Siin on vastus meelespead. Produktiivsusklubis me defineerime meelespead inglise keeles checklisti järgnevalt. See on nimekiri kõigist vajalikest sammudest, et mingi korduv ülesanne tehtud saaks. Ja need võivad olla lühikesed nagu minu igaõhtune töö lõpetamise rutiin või üpris pikad nagu pärast pulma meelespead. Ja mul on neid kokku 72 tükki meelespeasid, mida ma erineva regulaarsusega siis kasutan. Ja neid ülesandeid teengi nimekirja järgi, märgin iga tehtud sammule linnukese. Ja võib-olla nüüd sa vaatad mind ja mõtled, et see on ju kohutav, et kuhu jääb vabadus, spontaansus, loomingulisus ja see on ju kõik nii haigelt rutiinne. Aga vaata edasi ja ma räägin sulle, miks tippkirurgid, hävituslennuki piloodid ja siis mina iga päev meelespeasid kasutan. Vastupidiselt sellele, mida väga paljud inimesed mõtlevad, ma väidan, et meelespead annavad sulle hoopis vabadust juurde. Kõlab uskumatult, siin on 3 vabadust, mida meelespead sulle loovad. Ja võib-olla hakkad pärast seda sinagi sellist rutiini armastama. Number 1. Vabadus hoida kokku aega. Hiljuti just üks teine fotograaf imestas, et kuidas ma jõuan sotsiaalmeedias nii palju postitada ja blogipostitusi teha kõige muu kõrvalt. Meelespead. Iga kuu teen Rosenwald fotograafi kuu rutiini, kus ma olen täpselt välja kirjutanud kõik sammud, mis minu jaoks võimaldavad kõige efektiivsemal moel terve kuu postitused valmis teha. Ja see võimaldab üsna väikse ajakuluga igal tööpäeval sotsiaalmeedias postitada. Teine näide, finantsid. Aja jooksul ma olen välja arendanud igakuise finantside meelespea ja kalender tuletab mulle selle õigel päeval meelde ja mul lähebki ainult umbes 45 minutit. Selle ajaga ma saan oma 2 ettevõtte ja isiklike finantsidega seotud tegevused ära teha. Palgad saavad makstud, arved saavad õigesse kausta, tabelid täidetud ja 25% ettevõtte tuludest investeeritud. Aga meelespead on kasulikud ka sinu isikliku elu jaoks. Miks teha iga reisi puhul uus pakkimise nimekiri? Mul on selleks pakkimise meelespea, mida ma saan alati vajadusel uuesti kasutada. Mõtet oleks iga kord uuesti nullist hakata meelde tuletama, kuidas on parim viis mingit tegevust teha. Meelespead aitavad hoida kokku aega ja saada asju tehtud. Number 2. Vabadus vältida mõttetuid vigu. Kirurg Atul Gawande rääkis oma raamatust The Checklist Manifesto ühest väga huvitavast eksperimendist. 2008. aastal tehtud uurimus seisnes selles, et meditsiinipersonalile anti meelespead, mida nad pidid siis operatsiooni viies järgima. Ja eesmärk oli siis vähendada potentsiaalseid vigu, sest infektsioon võib olla patsientidele tappev. Ja nad kontrollisid siis ükshaaval neid elementaarseid tegevusi nagu käte pesemine või vajalike rohtude manustamine nimekirja järgi. Ja paljud arstid olid skeptilised, et päriselt mingi nimekirja järgi tõesti hakkame kõike tegema. Aga tulemused olid isegi Gawande enda jaoks nii jahmatavad, et tal oli algul raske neid uskuda. Uuring näitas, et 6 kuud pärast meelespeade kasutusele võtmist vähenes 8 haigla puhul nende patsientide suremus keskmiselt 47%. Tagasi minu loo juurde. Ma uurisin lähemalt, et mis nende pulmafotodega juhtus ja selgus, et probleem oli selles, et minu Canoni kaamera tekitab teatud juhul uued kaustad fotode jaoks, kui mälukaarte vahetab. Ja kuna peamises kaustas oli pilte nii palju, siis ma ei märganud kopeerides, et osa fotodest olid teises kaustas. Kuidas Pruutbaar reageeris, nad olid väga pettunud. Pruut kirjutas, et pulmapiltide kaotamine on tõenäoliselt suurim viga, mida üks fotograaf teha saab ja ma olen temaga täiesti nõus. Ja sama viga ma ei taha enam mitte kunagi uuesti teha ja selle vältimiseks ma lisasin pärast pulma meelespeasse sellise punkti. Vaadata,
kas viimase fotonumber ja fotofailide koguarv klapib. Ja ma tean, et kui ma seda teen, siis ma võin olla kindel, et kõik fotod on kaamerast kopeeritud. Üks Norra F-16 hävituslennuki piloot rääkis, kuidas tal on põlve külge kinnitatud velcroga väike märkmid kõikide vajalike meelespeadega, et seal õhus mingis kriitilises olukorras asjad saaks õigesti tehtud. Ja meelespead on aidanud mul elu jooksul vältida tõenäoliselt sadu mõttetuid vigu ja seeläbi vabastanud mind ebameeldivast ärevusest ja saab teha sama ka sinuga. Number 3. Vabadus delegeerida ülesandeid efektiivselt. Meil oli produktiivsusklubis 2021 aasta sügisel periood, kus koolitusi tuli korraga nii palju peale, et keeruline oli neid ära hallata. Me palkasime töötaja juurde. Ja koolituse korraldusega on seotud palju selliseid detaile, süsteeme, aga meil olid need kõik meelespeadana dokumenteeritud. Ja see tähendas, et Arno sai ühe korra Meriliga protsessid läbi teha ja edaspidi tal oligi väga lihtne nimekirja alusel kõik vajalikud tegevused edukalt ära teha. Ja kui sa oled väike ettevõtja, siis see on eriti oluline, et sul oleks enda ettevõtte protsessid meelespeadena kaardistatud ja saad neid nagu järjest teistele edasi anda. See on sinu esimene samm ettevõtlusvabaduse suunas. Minul aitavad meelespead ka isikliku elu tegevusi paremini delegeerida. Näiteks meil on kodu koristades juhtus mitmeid kordi, et tühjade purkide tühjendamine läks koristajal meelest, sest et need olid teistest asjadest eraldi. Aga kui me tutvustasime talle meelespeasid, siis said asjad sujuvalt tehtud. Ma loodan, et kui sa nägid, et kui palju meelespead aitavad sul aega kokku hoida, ärevust vähendada ja paremini delegeerida, ja siis sul on nagu motivatsioon sellest ise ka kasu saada. Võib-olla teha esimene meelespea. Ja selles videos me ei jõua rohkem süvitsi minna, et kuidas seda kõike praktiliselt kõige efektiivsem on teha ja mis on top 3 peamist viga, mida meelespeade loomise juures vältida. Aga mul on väga hea meel jagada siin esimest korda, et üks põnev võimalus on sulle peagi avanemas. Nimelt, meelespead on ainult osa sinu isiklikust produktiivsuse süsteemist. Me töötame välja praegu uuendatud e-kursust ja see aitab sul luua tervikliku süsteemi sinu ülesannete ja info haldamiseks. Ja mind on selline süsteem igas eluvaldkonnas väga palju aidanud olla efektiivne, vähendada stressi. Me oleme produktiivsusklubis väga põnevil, sest me usume, et sellest tuleb midagi tõsiselt head ja sa tahad sellest osa olla. Ja mis veel kõige ägedam, kuna sa oled juba osa meie kogukonnast, me tahame sulle pakkuda salajast sooduskoodi, mille saad kätte, kui liitud meie e-kursuse ootelistiga. Lihtsalt vajuta video descriptionis olevale lingile, jätta kontaktid ja saadki e-kursuse tervelt 25% soodsamalt, kui me selle avame. Aga see kehtib ainult juhul, kui sa oled 100 esimese hulgas, kes e-kursuse pileti ostab, nii et soovitan olla kiire. Kohtume!